Tere tulemast Musta kassi taro lugemise Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6.–12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks siis öelda on. Nädal algab teil siin karikate 9-ga. Karikate 9 minu jaoks on soovide täitumise kaart. Et te olete midagi soovinud ja nüüd hakkavad need soovid täituma. Edasi tuleb teil karikate rüütel. Karikate rüütli kaart räägib seda, et tunne teenimisest rõõmu. Minu jaoks on tema alati siuke päästja. Aga kuna siin kõrval on kohe sauade 5, sauade 5 on konkurentsikaart. Ja edasi tuleb siit karikate 5 ja karikate 5 on kurvastuse kaart. Siis mulle tundub, et te kardate selles konkurentsis jääda kaotajaks. Ja te lausa muretsetegi selle pärast, et te ei ole üksi selles ettevõtmises, teil on konkurendid. See sauade 5 on ka selline, kuidas ma ütlen, see on nagu ajurünnak, nagu inimesed istuvad kuskil ümber laua, igaühel on mingisugused ettepanekud ja kuna teil on minevikus läinud midagi untsu, siis te kardate selle pärast, et nüüd ei võeta, kas teie ettepanekuid ei võeta tõsiselt. Selle minevikus tehtud mingite valearvestuste pärast. Ja teil on nagu hirmud selle kõige pärast. Et see karikate 5, miks ma räägin minevikus tehtud valearvestustest, on karikate 5 on selline kaart, kus 3 karikat on läinud ümber ja inimene väga kurvastab selle pärast, mis minevikus on läinud untsu. Aga ta ei märka seda 2 karikat, mis on püsti jäänud. Et teil on ju tegelikult head ja teostatavad head ideed. Et ei peaks nagu kartma seda, et teid ei võeta tõsiselt ja te ei julgegi võib-olla oma neid ideid välja käia sellepärast, et te kardate, et kunagi minevikus te kas panite mööda, tegite midagi sellist, millest ei saadud aru või lihtsalt ei läinud teie plaanid ei läinud plaanipäraselt, vaid kuskilt otsast võib-olla tekkis tagasilöök ja te kardate. Miks ma arvan, et te kardate selle varjude kaardi pärast, mis siin all on? Siin on puhas varjude kaart ja need ongi kuidagi viisi mineviku varjud ja te kardate ka nagu siin on müntide 6. Müntide 6 tähendab seda, et kui teil on mida külvata ja jagada, siis te võite jagada. Aga ta tähendab ka seda, et võib-olla teil ei ole ja teil oleks vaja küsida. Et te kardate nagu küsida. Et teil on nagu täiesti nendel hirmudel ei ole tõe põhja all. Ma sinna tahan jõuda. Et konkurents meie elus ongi eluterve. Et kui ongi seal teistel head ideed, ma ei tea, pange seljad kokku ja tehke midagi vägevat ära koos. Ei pea üksi ju pingutama ja ärge kartke selle pärast, mis minevikus untsu läks. Teil on 2 karikat püsti, teil on neid ideid ja lahendusi küll ja veel. Käige nad julgelt välja. Ainult üks hoiatus on mulle teile. Et ärge võtke liiga suurt koormat enda kanda. Selle nädala viimane kaart on sauade 10 ja sauade 10 minu jaoks tähendab liiga suure koorma võtmist. Et te lausa nõtkute selle koorma all, kui te liiga palju võtate enda kanda ja sellepärast ma nagu soovitangi, kui on võimalik teha koostööd, kui see ajurünnak seal kusagil, kus käiakse välja palju ideid ja ka teie nagu tahaksite ka seal kaasa rääkida, siis julgelt rääkige, aga ärge võtke kogu seda projekti vedamist enda õlgadele, vaid delegeerige seda. Et kui nädala alguses on soovide täitumise kaart, siis tuleb rüütel oma karikaga teile häid uudiseid tooma ja ütleb, et võtke nüüd ja tehke ära see, mis te plaanisite. Siis tuleb ajurünnak, tekib konkurents ja teie kurvastate ja kardate. Kas kardate nagu ebaõnnestuda, kardate
üldse välja käia oma ideid, siis unustage ära oma hirmud, käige kõik oma ideed välja ja kui on vaja raha küsida, siis küsige, aga kui teil on mida jagada, siis jagage. Aga ärge võtke endale liiga suure koormat kanda, et te olete nii tubli ja tugev ja jõuate. Võib-olla jõuategi seda kanda, aga milleks ennast nagu ribadeks rabeleda, kui saab seda koormat delegeerida, jagada ja kellegagi koos teha. Kui teil on võimalik, siis tehke koostööd. Just, tehke koostööd, kui on võimalik. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.